Lugupeetud õpetajad ja õpilased, juba järgmisel teisipäeval, 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 108. aastapäeva. Tervitussõnaga kutsume lavale meie Pae Gümnaasiumi kooli juhi Isabella Riitsar. Tere hommikust, koolipere, õpilased ja õpetajad. Nagu oli öeldud, mõne päeva pärast 24. veebruaril Eesti Vabariik tähistab oma aastapäeva. Me tähistame seda päeva igal aastal ja igal aastal on ta pühendatud mingile erilisele teemale. See aasta ja see kord me pühendame Eesti Raamatule. Miks? Te näete seda ekraanilt. Eesti Raamat on saanud 500-aastaseks. Täna te kuulete palju huvitavaid fakte Eesti Raamatu tekkest ja arengust. Kui inimene sünnib maailma, siis tema esimene kokkupuude raamatuga on juba päris noores eas. Kõigepealt laps vaatab pildiraamatuid, tunneb huvi nende tegelaste vastu, kes on seal kujutatud. Siis õpib kuulama ema või teise pereliikme poolt loetud muinasjutte. Kasvab, läheb kooli ja puutub kokku esimese kirjaraamatuga, aabitsaga, õpib ise lugema. Ja ma usun, et siin tekibki see huvi lugemise vastu. Meie õpilased käivad, eriti algklasside õpilased, ma näen seda ja ma tean seda, käivad raamatukogus. Valivad endale huvitavaid raamatuid. Meil on ka raamatu sõprade ring koolis. Need on 1., 2., 3. klassi lapsed, kelle huvi raamatu vastu on veel suur. Aga mida suuremaks kasvavad lapsed, see huvi hakkab kuhugi kaduma, sest et tulevad asemele nutiseadmed. Aga raamatut saab lugeda ka elektroonilisel kujul. Aga ma arvan, et siiski paberil trükitud raamat. See on eriline tunne, kui sa võtad selle raamatu kätte, leiad endale oma raamatu, mis sulle tõesti meeldib, pakub huvi ja sa suure huviga loed seda raamatut. Koolis pööratakse suurt tähelepanu raamatute lugemisele. Ja kui te näete seda ekspositsiooni, mis on siin esindatud, siis ma võin väita, et kõiki need raamatuid olete te koolis lugenud ja loete veelgi rohkem. Tänapäeval, nagu ma ütlesin, et raamatud on asendunud nutiseadmetega. Vaadake, kui mina käisin koolis, siis meil ei olnud nutiseadmeid. Meil ei olnud telerit, meil ei olnud arvutit, meil oli ainult raamat. Ja me lugesime ja lugesime. Me lugesime väga palju. Ja see andis meile suurepärase võimaluse arendada oma tundemaailma, arendada oma keelt, oma väljendusoskust. Ma kutsun teid kõiki üles lugema. Mitte ainult seda, mida õpetaja tunnis annab või mida näeb ette meie õppekava. Leidke endale teid huvitavad raamatud. Kindlasti, igaühel on mingi lemmik või te leiate selle lemmiku endale. Lugege, arenege, fantaseerige, sest et raamat kõike seda võimaldab. Head täna sellist sukeldumist raamatute maailma. Suur tänu, Isabella Riitsar. Nüüd on õige hetk rääkida, mis teemale on pühendatud tänane Eesti Vabariigi aastapäeva aktus. Eelmisel aastal tutvusime Eesti parimate betoon- ja puitehitiste ning maakodudega. Aga selle aasta teemaks on Eesti Raamat 500. Ilma kirjakeeleta ei oleks Eesti raamatuid. Ilma Eesti raamatuteta ei oleks eesti keelt. Ilma eesti keeleta ei oleks Eesti riiki. Seepärast on raamatul väga tähtis roll Eesti ajaloos ja kultuuris.
Kristjan Jaak Peterson oli üks esimesi kirjanikke, kes kasutas eesti keelt luules. Kutsume lavale 9. C klassi õpilased Karina Salomka ja Viktoria Dimidenko, kes loevad ette Kristjan Jaak Petersoni üht esimesest luuletusest eesti keeles. Kuu. Kristjan Jaak Peterson, Kuu. Kas lauluallikas külmas põhjatuules minu rahva meelesse oma kastet ei vala? Kas siis selle maakeel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavust omale otsida? Kui siin lumises põhjas ilusa haisuga mürdike vilusas kaljuorus ei või õitseda kauniste? Kas siis meie maakeel, mis kui tasaojake oma iluid tundes heinamaa läbi, sinise taeva kullases tuules, kui meri on hüüdmas? Siis ma võtan teid, selge sinise taeva tähed, maa pealt kõrge isamaa poole rõõmuga vaadates laulda. Siis ma laulan sind, ööse kuningas Kuu, kes sa pilvedes üles ta nii kui pungasta lillike valge lõbusa palega üles tõuse taeva all, kus tulised tähed maa on langemas sinu eest musta pimeda uju sisse, nende inimeste vaim. Oled sa ujus ujumas, kui su mõte on otsimast Jumala tähtede alta. Suur tänu, Karina ja Viktoria. Teeme nüüd lahti meie tänase aktuse esimese peatüki ning vaatame, mis olid Eesti ajaloo esimesed raamatud. Eesti üheks esimeseks eestikeelseks raamatuks peetakse Simon Vanrati ja Johan Koele katekismust, mis on vanim osalt säilinud eestikeelne trükis 1535. aastast. Olulist rolli Eesti raamatu ajaloos mängib esimene eestikeelne piibel, mida eesti keelde tõlkis pastor Anton Thor-Helle 1739. aastal. Kristjan Jaagu Petersoni esimesed eestikeelsed luulekogumid on hindamatu väärtusega. Just tema käele kuulub 21 esimest eestikeelset luuletust. Kirjaniku sünniaastapäeval 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva. Esimesed eestikeelsed abitsad on eesti keele alus ja vundament. Vanime päevini säilinud eestikeelne abitsas on aastast 1694. Otto Wilhelm Masingu abitsas on mitu asja esimest korda, näiteks pilt, raamatu kaanel. Esmakordselt ilmus õõteaht just Masingu teises abitsas. Esimene piltidega abits ilmus aastal 1841. Sõna abits tuli eesti keelde 1812. aastal August Wilhelm Hüppeli sõnastikus. Karl Robert Jakobsoni abits on tõeline murrang lugema õppimise hõlbustamise teel. Siin rakendatakse esmakordselt verimimismeetodid asemel hääliku meetodid. Uskumatu huvitav on Eesti raamatu sünnilugu. Nüüd meie tänase raamatu teises peatükis tutvustame teile mõnesid tuntuimaid eesti laste raamatuid, mida teab ja loeb iga Eestimaa laps. Just lapse põlvest ja laste raamatutest algab armastus lugemise vastu. Armastus, mis arendab lapse mõtlemist, keelt ja fantaasiat. Enne peatüki avamist kuuleme 8. D-klassikat Irina Halena klaverib muusikapalet. Lähevad taevasse. Lõpuks kõik head raamatud jõuavadki taevasse. Suur tänu, Katariina, suurepärase esinemise eest. On õige aeg jätkata tutvumist Eesti raamatulooga. Teie ees on tuntumad Eesti lasteraamatud.
Edgar Valter ja tema Pokuraamat, Ellen Niid ning tema Krõll ja Pillerini lood, Silvi Väljali südamlik raamat Jussikese 7 sõpra. Need raamatud on juba ammu saanud eesti lastekirjanduse klassikaks. Enno Rao ja Aino Perviku nime tunneb iga Eestis üles kasvanud laps. Sipsiku ning Muhvi, Saml Habeme ja King Poole seiklused on samuti Eesti lastekirjanduse klassika. Eno Raua raamat Naksitrallid on antud välja 12 keeles. Sõna naksitrall tähendab kedagi või midagi toredat, vahvat, hakkajat. Sipsik on räägiv, mõtlev ja isepäiselt tegutsev kalsnukk, mille Mart tõmbles sünnipäevaks oma pisemale õele Anule. 21. sajandi tuntud Eesti lastekirjanikud Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Jaanus Vaiksoo on kirjutanud populaarseks saanud raamatuid nagu Leiutajate küla Lotte, Limpa ja mereröövlid, Sirli Siim ja saladused, 3. A kriminalistid, Tont ja Facebook, Kaka ja kevad, King number 39 ja teised. Neid loetakse kodus ja koolis, lavastatakse Eesti teatrites, nende põhjal tehakse multifilme ning kasutatakse laste mänguasjade ning magustoidude tootmisel. Mitte ainult multifilme, Võrumaal ja Pärnumaal on rajatud Pokumaa ja Lottemaa teemapargid. Nüüd vaatame koos lühkest videolõiku multifilmist Lotte. Mina olen Lotte! Terves Leiutajate külas on ainult üks niisugune koeratüdruk, kellele meeldib puu otsas ronida, varvastega vilistada, raamatuid tagurpidi lugeda. Aga 2 tähendab Leiutajate külas musitajaid. Pruut ja peigmees paar. Lotte! Aga 3 tähendab sõpru. 3 on alati kõige vahvam mängida. 5, see on jälle kõige tavalisem Leiutajate küla pere, kus on hea ema, mõnus isa ja 3 last. 10, see on meie jalgpallimeeskond, tähendab peaaegu meeskond, sest väravavaht on lipanud korraks poodi limonaadi ja jäätise järele. 20, need on külalised Adalberti juubelil. Kui aga võtta kokku kõik sõbrad ja pered ja jalgpallurid ja külalised, siis see ongi Leiutajate küla rahvas. Oi, kui põnevad on Eesti lasteraamatud. Ma olen isa Edgar Valteri ja Enno Raua raamatuid lugenud ning tahan lähiajal külastada Pokumaa parki Võrumaal ja Lottemaa parki Pärnumaal. Aga kui mina käisin veel lasteaias, siis meie rühmas olid Sipsiku ja Kunksmoori nukud väga armastatud ning paljud lapsed tahtsid neid lõunauinakuks kaisu võtma. Vaata, meie koolis on ka palju tegelaste mänguasjad. Loodan, et ka nüüd on sul keegi, keda sa saad kaisu võtta. Nali naljaks, aga on õige aeg liikuda laulude juurde. Kutsume lavale meie kooli noortekoori. Õpilased esitavad laulu Eesti lipp, laulu autorid on Enn Võrk ja Martin Lipp. Koori muusikaline juht on õpetaja Anton Medvedjev. Suur tänu, kallid õpilased ja muusikaõpetaja Anton Medvedjev. Nüüd on aeg vaadata meie tänase raamatu järgmist peatükki. Teie ees on klassika, tuntuimaid Eesti romaanid.
Legendaarse eesti kirjaniku Oskar Lutsu raamatud, eriti niinimetatud Tootsi lugude sari, on eesti kirjandusklassika. Raamatu Kevade muudavad ajatuks selle värvikad karakterid, rahvalik huumor ja elav tegevustik, mille varjus kirjeldab autor leebelt inimhinge sügavaid tundeid. Palamuses asub Oskar Lutsu nimeline muuseum, mis on ainsus Eesti kihelkonnakoolide ajalugu tutvustav muuseum Eestis. Anton Hansen Tammsaare romaan Tõde ja õigus on Eesti klassikalise kirjanduse nurgakivi. Romaani esimest lauset, seal ta ongi, see Vargamäe teab iga eestlane. Väljend tähistab perele jõudmist elutöösikt punkti, olles saanud Eesti kirjanduslikuks sümboliks. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt koostatud rahvaseepos Kalevipoeg on Eesti rahvaolule sümbol. Kalevipoega peetakse üheks Eesti kirjanduse olulisemaks teoseks ning selle motiivi on hiljem kasutanud mitmeid kunstnikud, heliloojad ja kirjanikud. Teosel on tähtis rool Eesti rahvastiku eneseteadvuse väljakujunemisel. Eduard Vilde peateos on ajalooliste romaanide triloogia Mahtra sõda, kui Anja mehed Tallinnas käisid ja Prohvet Malsved. Hästi on tuntud draama Tabamata ime, komöödia Pisuhänd ja romaan Mäeküla piimamees. Teoste alusel on loodud ka mängufilme, näiteks ajatu komöödia Vigased pruudid, mis on viimasel ajal saanud teise hingamise. Kaasaegne uus film, lavastused teatrilavadel kinnitavad selle naljaka ja õpetliku loo aktuaalsust. Ka Jään Kross kuulub Eesti kirjanduse klassikute hulka. Romaanid Keisri hull, professor Martensi ärasõid ning Vikmani poisid väärivad mitte ainult eestlaste, vaid ka kogu maailma tähelepanu. Jään Kross on pälvinud auhindu, preemiaid ja aunimetusi. Ta esitati mitu korda Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. Meie esitluse 3. episoodi soovime lõpetada lühkese video näitamisega, legendaarse filmi Kevade videolõikuga. See film kuulub vankumatult Eesti kinoklassikasse. Saint Toots on Jumalama vihas loonud nuhkuseks inimestele nende pattude eest. Nii nagu ta viljaikaldust saadab, rahet ja vihmavalanguid laseb tulla. Nii lõi ta sind kohutavaks näituseks maailmale, kui kaugele inimlaps võib langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna. Kui me hakkame kõiki neid vallatusi, mis sa siin selle mõne kuu jooksul oled korda saatnud, üles lugema, siis läheb Jumala päike ennem looja, enne kui sinu vallatuste registriga valmis saaks. Ütle, mis ma sinuga pean tegema. Vaata, sa vaikid. Sa ei mõista selle küsimuse peale vastata. Ka mina ei mõista selle küsimuse peale vastata. Aga ma mõtlen järele ja püüan otsusele jõuda. Oh, sa Juudas! Kui sina, Emily, soovid suvel minna Pokumaale ja Lottemaale, siis minna kindlasti külastan Palamused. See tundub tõesti väga kiht ja ajalooline koht olevat. Aga mulle pakub huvi Tammsaare muuseum Vargamäel. Tead Matvei, Palamuse, Vargamäe, Hansla on ju väikesed Eesti külad. Parasaja kutsuda lavale meie 12. A-klassi õpilase, kelle Alani Espinosa, kes esitab Eva Talsi ja Kristina Ehini laulu Kauges külas. Kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks
kuid rannas on vaid üks võrgu, paikav pabi. Siin külas teisi nänu pole veel, tühi rand ja nimeliva tee. Siin ei ole pangaautomaati, on vaid naadi, palju naadi. Suur tänu, Kelly, väga liigutava esinemise eest. Kallid õpilased, pakume teile võimalust tutvuda meie tänase esitluse viimase episoodiga, kus tutvume peamise kaasaegse populaarse noortekirjandusega. Kaasaegne noortekirjandus on väga mitmekesine ja põnev. Näiteks Evelin Aleksaare ja Sille Kerge kriimiromaanid, Rääkimine hõbe, vaikimine kuld ning Silm silma, hambas hamba vastu väga täpselt peegeldavad Eesti noorte maailma, nende muresid ja raskeid väljakutseid. Mina julgen soovitada meie seast lahkunud Margus Karu romaani 0 punkt. Margus Karu oli armastatud noortekirjanik ning tema romaan 0 punkt osutus väga populaarseks 2014. aastal, valmis romaanis täispikk mängufilm. Anu Auna raamat Eija seikluse tondikakul on 2019. aasta parim laste ja noorte raamat. Tegemist on südamliku ja puudutava looga, millega tahetakse lastele öelda, et selleks, et muuta maailma, ei pea olema superkangelane, lahendama kuritegusid ega võitlema lohega. Iga väiksemgi heategu jätab olulist jälje, väga ilus ja südamlik jõululugu. Väga meenukaks osutus ka Indrek Hargla keskaegne krimiromaan Apteeker Melchior. Selle raamatu alusel tehtud filmid on kutsunud kinosaalitesse tuhandeid Eesti noori ja täiskasvanuid. Melchior on detektiivist apteeker, kes tegutseb 15. sajandi algus Tallinnas. Leelo Tungla raamatu Seltsimees laps jälgitakse elu 50. aastate lapse vaatenurgast lähtuvalt ning perekond ootab tagasi alusetult vangrilaagrisse saadetud ema. Raamat põhineb Leelo Tungla autobiograafial ning samanimelise filmi esineljastust vaatas 229 000 inimest. Näitamegi teile kaadrid filmist Seltsimees laps. Mul on käsk teie elamine läbi otsida. Kas me emme kaubast? Pioneer valmis võitluseks Nõukogude Liidu kommunistliku partei juurituse eest. Vahel on suured inimesed palju abitunud, kui nad ise tahaksid. Praegusel ajal on võimatu, et eeskujulik Nõukogude kooliõpetaja ei kuulu komparteisse. Uurimisega on süüdistuse juurde tulnud. Sa ei tohi vaadata! Mis see on? Põllutab maailma! Leelo! Kus sa jooksed? Issand, varsti me oleme kõik vangis. Ära nuta, tädi Anne. Siberisse saaksid ju jälle on ainaga kokku. Meie linna lastele pioneeride alee. 0 punkti ja apteeker Melchior on ühind minu lemmikraamatud ja filmid. Mulle aga väga meeldisid raamatud Eija seikluse tondikakul ja Seltsimees laps. Leelo Tungal on raamatu Seltsimees autor, aga ta on ka paljude luuletuste autor. Meie piduliku aktuse järgmiseks etteasteks on 9. C-klassi õpilane Elisabeth-Mari Žmogina, kes esitab Leelo Tungla luuletuse Õpetaja unenägu. Leelo Tungal, Õpetaja unenägu.
õpetaja oma tööga, kõndima peab nööri mööda, sirge selg, soliidne turi, ta ei tohi olla kuri ega ülearu hea, sest et mine lapsi tea. Ta peab muudkui õpetama, pahandused lõpetama, segadused juti seadma, absoluutselt kõiki teadma. Ei ta tohi pragada ega tunnis magada, aga ükskord õpetaja unes võttis maha ja läksis suisa paha peale. Paha poiss sai naha peale, teist ta tutistas ja siis kolmanda veel nurka viis. Tuiskas ringi, tuli taga. Klass jäi väga vaikselt, aga sideklapid kõrvus, õpse toolil lesis ja sõi krõpse. Ärkas õps, nüüd mõtleb, kust unele saaks seletust. Tänan sind, Elisabeth. Sellega on meie tänase Eesti Vabariigi pidulikaktus lõppenud. Suur tänu teile, kallid õpilased ja õpetajad. Kindlasti lugege Eesti raamatuid, vaadake Eesti filme ja multifilme. Just nii püüdke tundma unikaalset Eesti kultuuri omapära. Hea vabariigi aastapäeva!